Prillidest vabastavaid laserlõikusi on maailmas tehtud üle 20 aasta. Nende aastate jooksul on tehnoloogia areng olnud selline, et mitmed algusaastate võimalikud tüsistused on muutunud üliharvaks või peaaegu võimatuks. Üheks viimase aja edulooks on femtolaserite kasutuselevõtt. Varem kasutati lapikese lõikamiseks mikrokeratoomi. Mikrokeratoom on instrument, mis töötab põhimõtteliselt sellise höövli või ka juustunoa põhimõttel, kus siis sellist metallist rõngaga liibutakse silmale. See rõngas võtab sellest silmast kinni ja siin sees liigub selline metallist tera. Kõige tõsisem tüsistus, mis mikrokeratoomiga juhtuda võib, on siis, kui see vaakumrõngas tuleb silmakirjast lahti. Sellisel juhul see juustunuga tuleb liiga varaselt juustu seest välja ja nägemisteljele silmal tekib sellisel juhul armkude. Lisaks sellele pigistab mikrokeratoom silmale kinnitades küllaltki kõvasti silma, mistõttu silma verevool peatub ja nägemine läheb siis selleks lõike tegemise ajaks täielikult ära. Erinevalt siis femtolaserist, kus vajutatakse silmale hästi õrnalt ja verevool säilub kogu protseduuri aja. Lisaks kõigub lapikese paksus hästi olulises suuruses ja seetõttu, et siia rõnga sisse tõmmatava silma koe hulk varieerub, kuna see sõltub elastsusest ja elastus on erinevatel inimestel erinev. Kui mikrokeratoomiga võib kõikuda lapikese paksus näiteks 120–160, siis femtolaseriga me saame alati täpselt ühe paksuse lapikese. Refocus silmakeskus on esimene silmakeskus Baltikumis, mis võttis kasutusele Carl Zeissi uue femtolaseri Visumax. Selle femtolaseri põhimõtteline erinevus kõikide mikrokeratoomide ja osade vanemate femtolaserite ees on see, et tema kontaktpind silmaga on ümar, natuke kontaktlähedase meenutav. See, et ta on selline kontaktlähedase meenutav ja kumer, tähendab seda, et see kude ei saa kuskile poole edasi liikuda, mis tagab selle, et lapikese paksus on alati ühesugune. Ja kui see vaakum peakski lõikuse ajal ära kaduma või see kontaktlähed silmakirjast lahti tulema, siis me saame ta kohe uuesti külge panna ja see lõige tehakse täpselt samalt tasapinnalt. Õhukese lapikese lõikamine on hästi oluline seetõttu, et meil jääb rohkem kudet alles, me saame korrigeerida suuremaid miinuseid ja plusse, samuti sellise õhukese lapikese korral tekib vähem kuivsilmsust. Ja kahtlemata on oluline ka see, et sellise ümara kontaktpinna korral me saame silmale vajutada hästi õrnalt, seetõttu verevool silmas ei katke ja nägemine säilub kogu protseduuri jooksul.